sulle tundub, kas sa oled hea juht? Ja kui sulle tundub, et sa oled hea juht, siis kus sa tead, et sa oled hea juht? Ja millest see väljendub? Kõige lihtsamal viisil on võimalik juhtimist defineerida selliselt, et juhtimine tähendab eesmärkide saavutamist teiste inimeste kaudu. Tihtilugu saavad inimesed juhiks aga selle kaudu, et nad on kõigepealt oma isiklikke eesmärke väga hästi saavutanud. Sa oled näiteks väga hea müügijuht või müügimees olnud ja ühel hetkel vaadata, kuule, sa oled nii tubli müügimees, et kuule äkki sa võtad ühe müügitiimi ka juhtida. Ja nüüd siis juhtub selline asi, et sinu ellu on tekkinud uus valdkond, sa pead lisaks sellele, et ise ennast juhtida, lisaks sellele, et oma müüki juhtida, sa pead hakkama teisi inimesi juhtima. Nüüd on sinust saanud juht. Ja juhul, kui sa nüüd sel hetkel ei võta teadlikult otsust vastu ja ei küsi endalt, mida teised inimesed tahavad minult kui juhid saada, et nemad saaksid oma eesmärgid saavutada, siis võib öelda, et sa ei ole tegelikult juhtimisest päris lõpuni aru saanud. Sest juhtimine koosneb tegelikult 3 komponendist. Esimene komponent, mis on alati vundamendiks, sõltumata kas sa oled juht, raamatupidaja või kirjanik, on enesemotiveerimise oskused. Kui ma oskan ennast motiveerida ja ennast juhtida, siis oma isiklikud eesmärgid saavutan ma alati. See kätkeb eneses distsipliini, emotsionaalset intelligentsust, oma mõtete juhtimise oskust, kas ma pigem mõtlen kõike halba, mis võib juhtuda, või ma mõtlen, kuidas moodi asju paremaks teha. See on alati vundament. Nüüd selle vundamendi peale sa juhina laod tegelikult 2 plokki. On protsesside juhtimine ja on inimeste juhtimine. Nüüd tihtilugu juhtubki nii, et kui inimene saab spetsialistist juhiks, siis ka osakonna juhina ta jätkab tegelikult nende 2 ploki kaudu. Ta jätkuvalt juhib ja motiveerib ennast väga hästi ja jätkuvalt ta püüab müüki juhtida. Ja ka inimesed, kes selles osakonnas on, distantseeruvad üha rohkem ja tunnevad, et tegelikult nende osakonnas juhti ei ole. Ja seepärast öeldakse, et kui sa oled spetsialistist juhiks saanud, siis sa pead otsustama teadlikult mingi osa ajast kulutada otseselt sellele, kuidas moodi nende inimestega dialoogi astuda, aru saada, mida nad vajavad, neid motiveerida, neid tunnustada. Ideaalne oleks see, kui sa saaksid vähemalt 30% oma igapäeva tööajast sellele panustada, aga tihtilugu see ei ole võimalik, sest sul on ka juhina omad eesmärgid, omad protsessilised eesmärgid, mis sul on vaja saavutada. Kuid sellegi poolest, kui sa seda ei tee, siis ühel hetkel sa tõenäoliselt kas saad väga halva tagasiside nendelt inimestelt või siis sa lihtsalt kaotad oma juhi koha. Ja nüüd on väga lihtne mudel olemas selleks, et seda osa hakata oma igapäeva juhtimises rakendama. Ja seda võib nimetada kohtuniku mudeliks. Ja kohtuniku mudel annab sulle 8 väga konkreetset tööriista selleks, et olla hea inimeste juht. Kohtuniku mudel algab kaasamisega. Kas sa kaasad inimesi juhtimisse ja oma otsustesse? Kas sa jälgid, et kommunikatsioon oleks efektiivne? Kas sa jälgid seda, et toimub koostöö ja meeskonnatöö? Kas sa oled kõikide oma inimestega ootused ja eesmärgid selgelt ja realistlikult läbi arutanud? Nad teavad, mida sina nendelt ootad ja sa tead, mida nemad sinult ootavad. Kas sa oled hooliv? Hoolitse nendest ka kui inimestest või ainult nad on ressurss sinu jaoks? Okei, siin on mu arvuti, siin on mu faksiaparaat, siin on mu auto, siin on mu 3 müügimeest. Ei tööta. Kas sa annad neile tagasisidet, kui sa näed, et midagi läks kuskil või sa väldid konfrontatsiooni, sa ei taha minna negatiivseid uudiseid anda või sa oled valmis minema ja avatult rääkima? Kas nad võivad sind usaldada? 100%. Sa oled loonud usaldusväärse õhkkonna. Kas sa ise oled positiivne, naeratav ja optimistlik? Nad näevad, et tegelikult sa oled nendele eeskujuks. Kas sa innustad neid? Kui sa näed, et mõni ei saa nii hästi hakkama, kui ta võiks saada, kas sa lähed innustad ja julgustad teda või sa ootad, et ta peaks ise hakkama saama, sest sa oled ta ju palgale võtnud? Ja kas sa tunnustad neid, kui sa näed, et see kõik protsess on käima näinud, nad saavutavad oma eesmärke, oma tulemusi, kas sa võtad aja ja lähed teadlikult, ütled neile midagi positiivset, tuletad neile meelde, kui olulised nad sulle on, kui olulised nad sellele firmale on, või sa loodad ainult selle peale, et aastas korra kuskil aastapäeva üritusel annad sa lava peal inimesele vimpli ja sa ootad, et sellest jätkub terveks järgmiseks aastaks.